Hea sõnum on tegelikult see, et see festival on pühendatud erinevate erivajaduste inimeste etenduskunstidele. Aga erivajadused omakorda sisaldavad veel erisusi. Et nad kõik ei ole selline, kuidas ma ütlen, ühe puuga löödav, vaid on selle erivajaduste sees väga palju selliseid erisusi, mille peale inimesed tavaliselt ei mõtlegi. Natuke laiemalt mõtleme siis kui ainult selline tavaline puude klassifikaator. Meie festivali erisuste erinevused tegelebki ligipääsetava ja kaasava etenduskunstide ruumi korralduse loomega. Et selleks, et meie etenduskunstide maastik Eestis oleks võimalikult avatud, võimalikult värviline, võimalikult erinevaid lugusid koondav ja kaheldamatult kõigile ligipääsetav ja erinevaid inimesi kaasav. Meie oleme pühendunud sellele ja tegelikult, mis on suhteliselt halvas seisus, ütleme Eestis, on ligipääsetava loovtegevuse tegemine. Kui ratastooliga nooruk on koolis ja ta tegelikult ei saa osa võtta ühestki sellisest näitlemistegemisest, video tegemisest, mis iganes, sest need on hästi lihtsalt pigem mõeldud nendele, kes käivad kiirelt kahel jalal ja käsi ei värise, siis ta arvab seda, et see ei olegi talle mõeldud. Vähe sellest, kui ta ei näe ühelgi laval, kui ta ei näe üheski filmis ühtegi teistsugust inimest, siis tundub, nagu see maastik oleks tema jaoks kinni, et seda ei eksisteeri. Kõik need, millest ma räägin, ka professionaalsed erivajadustega etendajad on välismaal ja ka välismaa ülikoolides tegelikult juba tehtud asi, et see ei ole midagi, mida mitte kuskil ei tehta. Lihtsalt meie peaksime järgi jõudma. Eesmärk on see, et me saaksime tekitada üle Eesti sellise võrgustiku, kus on ka kohandatav huviharidus, kohandatav harrastustegevus etenduskunstide poole pealt. See on vähemalt esimene samm selleks, et me jõuaksime järele ka hiljem erinevates haridusastmetes kuni kõrgkoolini välja. Et siin on ju nii palju osapooli, kes tegelikult ju tegelevad igapäevaselt sellega, et erivajadusega inimeste elu on parem Eestis. Ja tegelikult ma arvan, et kõik üritavad ikkagi ju anda parima. Võib-olla jah, mõnes valdkonnas võib-olla rohkem raha, võiks olla rohkem raha. Ja hästi tore on see, kui näiteks ka üks programm, millega ma kokku puutusin, vabatahtlikud seltsilised, samamoodi ju pakuvad lisatuge sotsiaalhoolekandesse, nendega koos saab ju erivajadusega inimene või vanemaealine minna ka kultuurisündmusele näiteks, mis on ka oluline, et üldse kodust välja saada. Muidugi meie siin festivalil loodame, et need inimesed, nii erivajadusega inimesed kui vanemaealised, ka panevad käed külge, et näiteks käivadki kuskil harrastusteatris või teevad mõnda etenduskunsti. Aga jällegi sa saad minna sinna koos tugiisikuga või vabatahtliku seltsilisega, kes ka panustab oma aega heast südamest. Kuidas on sulle festival seni meeldinud? Jaa, mulle on ta väga meeldinud, olen saanud uusi kogemusi, uusi tutvusi ja kuna mul on praktika, siis praktika mõttes ta on mulle väga hea kogemus. Mida sa teeksid järgmise aasta festivalil paremini? Kindlasti suhtleks ettevõtetega ennem, kaasaks linnavalitsust, kohaliku omavalitsusi, mis annaks ka meile tegelikult palju rohkem jõudu juurde, et me saaks ka neile seda infot edastada. Kuidas sa kaasaksid rohkem noori? Kindlasti teeks rohkem reklaami, paneks plakateid, läbi sotsiaalmeedia teeks ja kindlasti räägiks koolidega. Miks sa arvad, miks on sellist festivali vaja? Ma arvan, et seda festivali on vaja, sest meil on hästi palju ühiskonnas inimesi, kes on erivajadusega ja meil on hästi oluline, et me saaks nende arvamust kuulda, mida nemad arvavad, mis võiks parem olla. Kuidas te arvate või näete seda riigi tasandil, et kas Eesti Puuetega Koda ja kas katusorganisatsioonid suudavad piisavalt tugevat häält teha, et kaitsta nõrgemaid?
No mina näen seda, et EPI-koda on ju saatnud väga palju eelnõusid, mida kogu aeg saadetakse üle, nendel on väga palju organisatsioone muide nende all. Kui te avate nende andmebaasi, siis te näete, et seal on väga palju erinevaid organisatsioone, seal on väga palju ettevõtmisi, väga palju tegevusi ja ka viimane see hooldajate osa, eks ole. Nüüd räägitakse ka nendest hooldajatest, kes tegelikult hooldavad peres neid puudega inimesi, eks ole, kellel on peres puudega laps või puudega vanem, et kuidas siis aidata neid hooldajaid. Nüüd räägitakse ka nendel teemadel. Seda varem ei ole olnud. Ma ei hakka kiitma, sest ma ütlen niimoodi, et väga palju on vaja ära teha.